Osalesin 2 kooli sisseastumisvestlustel, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Mitte sellepärast, et 2 kooli korraga sisse saada, vaid sellepärast, et Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli vestlused toimusid varem ja ma tahtsin väga harjutada Tartu Tervishoiu Kõrgkooli sisseastumisvestluste jaoks. Suuri lootusi ei pane, aga vaatame, mis seal täpsemalt küsiti. Kõigepealt Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli vastuvõtuvestlused. Toimusid need Zoomis. Kindlasti liitu vestlusega 10-15 minutit enne ja võta ID-kaart endale lähedale. Võtsid need vestlused vähem aega kui Tartu omad, nii 15-20 minutit. Kõigepealt tutvustati õppejõudusid ja siis pidi mina näitama oma ID-kaarti ja tutvustama iseennast. See tehtud, siis tutvustati mulle tsükliõppe tingimusi. Tsükliõpe tähendab seda, et koolis ei käi esmaspäevast reedeni hommikust õhtuni, vaid valitakse teatud päevad, näiteks esmaspäev, teisipäev, kolmapäev ja oled terve hommikust õhtuni seal. Aga näiteks neljapäev, reede on vabad, iseseisvaks õppimiseks. Edasi küsimused. Miks ma tahan just õeks saada? Miks mitte arstiks? Minu ämber. Vastasin, et arst on rohkem bürokraat kui õde, aga mul läks meelest ära, et õed töötavad ka juhtidena ja neil on bürokraatiat väga-väga palju. Aga miks Tallinna Tervishoiu Kõrgkool? Kas ma olen tutvunud õppekavaga ja tean, mida seal õpetatakse? Tõin näiteks välja, et Tartu ja Tallinna erinevus oli lõputöö suurus. See näitas, et ma olin tutvunud mõlema kooli õppekavaga. Kuidas ma ühildan eraelu ja kooli? Kas ma pean käima tööl? Mis täpsemalt õe erialal mind huvitab? Vastasin, et vaimne tervis ja intensiivravi. Ja rääkisin, kuidas neid ühildada tahaksin. Samas on mul ka meeskonnajuhtimise kogemus, nii et ei ütleks ära ka näiteks vanemaõe kohast. Mida tahaksin teha pärast õe eriala lõpetamist? Kas jätkan magistris? Mis võiks olla minu lõputööks? Ja kindlasti, kui oled vastanud kõikidele nendele küsimustele, ära unusta tänada. Võtame ette nüüd Tartu kooli vestlused. Tartu kooli vestlused toimusid mitu nädalat hiljem. Nii et sain mõelda ja analüüsida, mis ma valesti ütlesin, mis ma hästi tegin. Tänapäeval on väga tähtis meeskonna juhtimisoskus ja teaksid ka, kuidas erivajadustega inimestega suhelda. Nii et need olid 2 teemad, mida ma sain kodus ette valmistada. Mõtlesin, et kui mul on näiteks erivajadusega üliõpilane grupis, et kuidas siis tema ka kaasata grupitöösse. Kas ma saan talle olla kuidagi toeks? Alati ei tasu tormata kohe appi. Küsi alati, kas ta tahab üldse abi või mitte. Muidu kasvab hoopis õpitud abitus. Vestlustele jõudsin ma umbes pool tundi enne. Panin oma nime kirja, näitasin ID-kaarti ja jäin ootama. Kuna see polnud Zoomi vestlus, siis tuli olla koha peal. Tutvustati, et on 7 vestlusjaama ja kõik kokku võib võtta umbes niimoodi 35 minutit. Kui minu aeg oli kätte jõudnud, juhatati mind esimese vestlusboksi juurde. Esimeses vestlusboksis tutvustati reegleid, et on ID-kaarti vaja igas vestlusboksis. Et näitad selle ID-kaardi ära ja siis loed vestlusboksi ees olevat paberi peal teksti, mis ülesanne sulle on antud. Aega oli 5 minutit ja kokku siis 7 vestlusboksi. Nagu ka Tallinnas, siis alustati ka tsükliõppe tutvustamisega, mida see tähendab. Ja esimesed küsimused olid nagu ikka. Miks sa tahtsid just õeks õppima tulla? Miks mitte arstiks? Kuidas ma ühildan kooli ja eraelu? Mis õpimeetodeid ma kasutan? Teises boksis jälle näitasid oma ID-kaarti ja sealne teema oli meeskonnatöö. Et mis siis saab, kui sinu grupis on juhuslikult kaaslane, kes ei taha tööd kaasa teha? Mida sa siis teeksid? Tutvustasin, et olen varasemalt olnud projektijuht ja mul on olnud selliseid kaaslasi, kes ei viitsi mitte midagi kaasa teha, tahaks vaid ainult muid asju teha. Selgitasin, kuidas ma motiveerin selliseid kaaslasi, et meil on üks eesmärk, teeme selle töö ära ja siis me saame tõesti muid asju teha. Lõpetame selle projekti kiiresti ära. Aga muidugi on ka kaaslasi, kes isegi siis ei viitsi mitte midagi teha. No mida sa siis teeksid? No, siis ei ole midagi. Teed kokkuleppe, et järgmises grupitöös peab tema tegema palju rohkem. Näiteks võtab ta ette vormistuse. Alati on vaja töid vormistada. Tõstab erinevate kaaslaste tööd kokku, vormistab ilusasti ära, paneb allikad juurde. See on suur töö, aga keegi peab seda tegema. No las siis teeb see kaaslane, kes ei viitsi midagi teha. Peab ju vaatama, et pealkirjad, fondid, sissejuhatus, kokkuvõte, kõik oleksid olemas. 3. boks. 3. boksis tutvustati inimest, kes oli meeltesegaduses ja ei saanud mitte midagi aru, mida ta teeb, kus ta on ja mida peaks tegema. Üritasin siis ise selgusele saada,
mida see inimene vajab. Kas tal on mingisugune mälukaotus, mida ta üldse mäletab viimasena, kas tal valutab kuskilt, kas ta teab, kus ta on, kas tal on kotis mingisugust isikut tõendavat dokumenti, mingid võtmed, telefon näiteks, et saaks helistada lähedasele. Ja kuna ei saanud vestlusboksi laua tagant lahkuda, siis me mängisime läbi, et mis ma siis teeksin, et võtaksin ta käe kõrvale ja aitaksin ta koju. Siis mängiti natukene vestlust ümber, et see inimene peab minema perearsti juurde ja kuidas ma siis saaksin aidata teda. No ega siis midagi, võtame koos transpordi ja lähme koos, et ma olen nõus teda aitama, kuna tegemist on ikkagi hädas inimesega. Järgmises boksis taheti teada, kuidas on sinu sallivusega lood. Kas sa sallid erirahvustest inimesi või mitte? Kas sa oled nõus nendega ka koostööd tegema? Järgmises boksis tutvustati olukorda, kus sinu kaaslane ei ole käinud tükk aega loengutes. Mida sa siis teeksid? Mina vastasin, et ma uuriksin tema käest otse, kas on temaga kõik korras. Facebookis, Whatsappis või sõnumite teel või isegi kõne võid peale võtta. Kui kätte ei saa, siis küsid sõprade käest. Tänapäeval on väga lihtne Facebookis scrollida ja vaadata, kes on tema sõbrad. Kui näed koos pilte, vaatad, okei, see vist tundub olevat lähedane sõber, sõnum teele ja küsid, kas tema on näinud sõpra. Näiteks on inimene olnud pikalt eemalt, kuna tal on depressioon tekkinud, siis ta kindlasti vajab abi ja inimene ei pruugi märgatagi seda, et ta on väga sügavas augus. Kui vaja, mine kas või kodu koha peale. On olemas selline koduleht nagu peaasi.ee, kus saab abi. Seal on vestlusboks, kus saab kohe kirjutada, seal on palju materjali, kus saab lugeda iseseisvalt. Kui aga inimene on kohe nii halvas seisus, et vajab otsekohe abi, siis palun võta kas või takso ja mine viida EMO-sse või kutsu kiirabi. Siis on järjekordselt segadusest daamiga vestlusboks, et on kuidagi saanud majja sisse ja nüüd ei oska välja minna. Ja siis sa pead seal toolilt tõusmata seletama talle täpselt, kust uksest, kust kohast, kuhu pöörata, kuhu minna. Minul on väga lihtne, kuna mina olen vabatahtlik päästja ja projekteerimise projektijuht, siis mina hakkan otsima lae alt kohe exit märke ja uksi, kuhu need näitavad. Et kui on väga kiire väljasaamisega, siis tuleb võtta esimene uks, aga kui ei ole kiiret, näiteks ei ole tulekahjud, siis võid rahulikult minna kaugemate uste kaudu ka välja. Näiteks sellel vanadaamil oli vaja saada parklasse, sest tema auto oli seal. Siis seletasid ka ära, mine nüüd sinna ukse juurde, siis keera vasakule, siis pööra paremale, siis mine näiteks garderoobist mööda. Kas sul on garderoobis mingeid asju? Ei ole. Väga hea. Lähme otse edasi siis. Välja ja parkla jääb paremat kätt. Tähtis on meeles pidada, et kõik need vestlusboksi ülesanded ütlesid kohe ära, et ei tohi tõusta püsti ja füüsiliselt välja minna. Kõike tuli seletada koha peal. Ära unusta ka igast lauast lahkudes tänada vestluskaaslast. Mõned apsakad, mida mina kuulsin. Kõrvalboksis käis kõva vandumine. Ära vannu. See viib kohe punkte alla. Kui sa lähed õeks õppima, siis eeldatakse, et sa oled loomuliku välimusega, puhas, küüned lühikesed, värvimata. Ja vestluse läbiviijad on nii mees kui ka naissoost õppejõud. Nii et kui jääd hästi meelde neile, siis on ka sul tulevikus palju kergem. Aga vaatame, mida ChatGPT soovitab vestluste jaoks. Uuri tausta. Tea, mis kooli sa just vestlustele tulid, et ära aja sassi Tartut ega Tallinnat. Tea õppekava, tutvu sellega enne. Harjuta miks küsimusi. Miks tulin just õeks õppima? Miks tahan just siia kooli saada? Miks ma soovitan seda, miks ma soovitan teist? Ole sina ise, ole aus. Valmista ette 2-3 tugevat lugu. No neid väga ei saa ette valmistada, kuigi jah, nagu ma tõin välja, siis meeskonnatöö on oluline tänapäeval, selle kohta tuleb küsimus, sallivuse kohta tuleb küsimus, meeltesegaduses inimese kohta, depressioonis inimese kohta, et võid peas ette valmistada neid lugusid küll. Hoia silmsidet ja avatud kehakeelt. Ära istu kuidagi kinniselt. Kuula küsimus lõpuni. Jah, kui sul Zoomi teel on Tallinna vestlus, siis sa saad kuulata, aga muidu seal laua taga loe küsimused. Loe see olukord lõpuni, mis sulle on ette antud
Ja kui koha peal käib juba vestluskaaslasega, siis kindlasti las ta lõpetab ära ja siis sina alustad. Kui ei tea, tunnista seda. Ole konkreetne, ära hakka maast ja ilmast rääkima. Ei ole aega ja ei ole vajadust. Seo oma tugevused erialaga. Räägi, mida sa oled varasemalt teinud. See toob ainult plusspunkte. Harjuta valjusti peegli ees või sõbraga. Näongi riietu neutraalselt ja puhtalt. Naerata ei ole viisakas algusest lõpuni. Mõtle läbi oma nõrkused. Tunnista neid. Lõpeta tugevasti. Täna. Siin on mõned küsimused. Kust tuli sinu huvi tervishoiu vastu? Üks asi on kindlasti. Meditsiin ei ole tervishoid ja tervishoid ei ole ainult meditsiin. Tervishoid on palju laiem mõiste. Meditsiini õpivad arstid. Jah, kui sa töötad kuskil intensiivravis, siis sul on tõesti meditsiiniga hästi palju tihedalt teadmisi vaja teada. Aga kui sa töötad näiteks perearstinduses, siis sul on vaja tervet tervishoidu valdkonda teada. Kuhu on inimest vaja suunata, kust leheküljelt saaks veel abi ja nii edasi, nii edasi. Et ärge palun ajage sassi meditsiini ja tervishoidu. Kuidas tuled toime stressi ja pingeliste olukordadega? Just siin ongi see küsimus, mida ka kohe esimesel semestril õpetatakse. Stressijuhtivust, kuidas seda märgata, kuidas hakkama saada. Ja nii edasi, need ongi meeskonnatöö, kui sul on palju tööd ja aeg on piiratud. Aja planeerimine on ka üks teema, mida võiks teada, ette valmistada. Kuidas hoolitsed oma vaimse ja füüsilise tervise eest, seda iga kell. Kas oled kokku puutunud haigla ja hoolduskeskkonnaga, milline kogemus see oli? Sellist küsimust seekord ei tulnud, aga keegi ei ütle, et see ei pruugi tulla. Ja tulevad ka tuleviku küsimused, nagu ikka, kuidas sa näed ennast 5 aasta pärast tõenduse valdkonnas, kas sa kohe pärast kooli lõpetamist lähed tööle või lähed ka magistrisse näiteks edasi õppima. Edasiõppimisest räägin järgmistes videodes. Kindlasti lased ChatGPT-l genereerida endale küsimusi vestlusteks, siis sa oled enesekindlam, rahulikum, saad keskenduda olulisele näiteks, et kuidas naeratada ja olla sõbralik. Nagu me nägime, siis ChatGPT-l on päris asjalikud küsimused. Harjuta neid. Harjutamine teeb meistriks.